Enne koolitust minu jaoks suurimaks hirmuks oli, et ma lähen koolitusele, istume tuimalt kari inimesi, kuulame tuimalt teoreetilist loengut. Reaalne pilt oli, et meil oli väga lõbus seltskond, meil olid väga lõbusad õhtud väga toredate koolitajatega. Minu hirmud tegelikult olid maha võetud juba kevadise isade perekooliga. Mul olid enne seda hirmud, et kui isad tulevad kokku, 15 Eesti isa istuvad põrandale maha, hakkavad rääkima lastest. Ehk et see oli väga äge, Raivo võttis pinged maha ja nüüd see perekooliga lihtsalt oli enese uus täiendamine. Suurimad ootused või mis ma loen kordaminekuks tänu koolitusel on ennekõike ilmselt kvaliteetaeg oma perega ja oma lastega. Et kindlasti on jäänud palju vähemaks sellist tühjast, tähjast nääklemist, et ma oskan vältida sõdu oma perekonnas, et ma suudan probleemi lahendada enne, kui see läheb sõjaks üle. Ja ma õppisin lapsi kuulama. Kui ma arvasin, et ma enne oskan lapsi kuulata ja olen hea isa, siis nüüd ma sain aru, et tegelikult on pikk tee minna. Ja mitte ainult laste kuulamine, vaid ka teiste kaaslaste ja täiskasvanute kuulamine, abikaasa kuulamine. Ja teine, mis ületas ootusi, oli see, et me avastasime, et see üks kord nädalas, see 3 tundi, et tegelikult on see kvaliteetaeg meile kahele. Soovitused teile, kes te nüüd hakkate minema koolitusele või plaanite minna, on ennekõike minu poolt see, et olge hingega asja juures. Kui te lähete, siis võtke see 3 tundi, olge mõtetes kõik selle koolituse juures. Ja samamoodi, kui see 8 korda läbi on, siis ärge lööge seda ust kinni, ärge unustage, mis teile seal räägiti. Vaid püüdke hoida neid teadmisi värskelt, kas läbi oma töövihiku või mina näiteks tegin enda kabineti seina peale siukse plakati, kus on kõik vajalik kokku võetud, millest meile räägiti. Ja kodutööd, kui te tulete, siis igaks korraks antakse kodutöö. See on vaja ära teha, alati on vaja ära teha, sest et seda küsitakse, tunnis räägitakse selle baasilt, et läbi nendega kodutööde toimubki see õppimine tegelikult, et nagu Raivoga ütles, et tuleb 1500 korda ühte asja teha, siis hakkad lõpuks seda oskama. Ja see on üks vahend, mis aitab seda osata. Nii et igal juhul, kel vähegi võimalust, soovi tahtmist, tulge koolitusele või minge koolitusele.